Halleluja. Me täname võitmise eest, me täname tema plaani juhtimise eest siin paigas. Amen. Ja Jumalal on meile sõna. Ja me oleme vaadanud usu teemat ja me jätkame sellel teemal. Ja me oleme vaadanud, kuidas usk tuleb kuulda Kristuse sõna kaudu, mis on usk, me vaatasime ka seda, usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Amen. Ja siis me vaatame ka, et me usume Jumalat südame, kuidas me usume Jumalat, on oma südame kaudu, vaimu inimese kaudu ja me vaatasime, et inimene on vaim, hing ja ihu. Amen. Ja nüüd me hakkame vaatama natuke seda, kuidas oma usku lahti lasta. Amen, et me teame, kuidas on, aga meil on vaja seda lahti lasta, sest et kui me vaatame Rooma 10:10, ta ütleb, sest südamega usutakse õiguseks, ent suuga tunnistatakse päästeks. See on see. Ja kui me vaatame ka Markuse 11:23, ja me vaatame tõesti, ma ütlen teile, et kes iganes ütleb sellele mäele, mul on valesti pandud, tõuse paigast ja lange merre, mul on üks teine tõlge pandud, ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub see, mis ta ütleb, siis see sünnib talle. Amen. Markus 11. Ja eelmine kord me vaatasime Rooma 10:10 esimest osa sellest, mida tähendab südagama uskumine, vaimse uskumisega. Nüüd me hakkame vaatama teist poolt sellest salmi viimast osa, suuga tunnistatakse päästeks. Me hakkame vaatama tunnistamisest. Ja Piibel Uues Testamendis on 4 tüüpi tunnistamist. 4 erinevat tüüpi tunnistamist on Uues Testamendis olemas. Ja me hakkame neid järjest lähemalt vaatama. Et vaatame, kaugel me täna jõuame, aga hakkame siis vaatama. Kõige esimene tunnistamine oli, mis tunnistamine oli? Juutide patu tunnistamine. Kõige esimene oli, esiteks on juutide pattude tunnistamine, esiteks on Risto Johannese õpetus ja Jeesuse õpetus juutidele, mis oli nende pattude tunnistamiseks. See on Markuse 1:4-5. Ja ta ütleb 4. salm, Johannes ristis kõrbuse kuulutas meeleparandusristimist pattude andeks andmiseks. Ja kogu Juudamaa ja Jeruusalem elanikud läksid tema juurde ja kõik ristid tema poolt Jordani jõest tunnistasid oma patud. Tunnistasid oma patud. Amen. Ja kui me vaatame Markuse 1:14 ja 15 ja pärast seda, kui Johannes oli vangi pandud, tuli Jeesus Galileast ja kuulutas Jumala riigi evangeeliumi ja ütles, aeg on täis ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Patuste inimeste tunnistamine uue lepingu all. See oli vana lepingu all, oli Johannes omal ja uue lepingu all on, siis teine tunnistamine on uue lepingu all patuste inimeste tunnistamine. Et esimene oli see, kui Johannes kutsus juudid ja tunnistasid oma patud. Nüüd me jõuame Uue Testamendi alla, nüüd on päästmata inimeste, ütleme lihtsam on öelda päästmata inimeste tunnistamine, kes ei tunne Jeesus, kes on veel patused, on teine tunnistamine siis. Teiseks on patuste inimeste tunnistamine uue lepingu all. Jeesus tegi Uues Testamendis Johannese 16:7 väga olulises avalduse päästmata inimeste kohta uue lepingu all. Aga ma ütlen teile, Johannese 16:7-11, siis ütleb niimoodi, aga ma ütlen teile tõtt. Teil on parem, et ma lähen ära, sest kui ma ei läheks, ei tuleks trööstija teie juurde. Aga kui ma lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta mõistab maailma patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu mind, õiguse kohta, et ma lähen oma isa juurde ja teie ei näe mind enam. Ja kohtu kohta, mis selle maailma vürsti üle on kohus mõistetud. Me peame tähele panema, Jeesus ütleb midagi patu kohta, et nad ei usu mind. Amen. Jeesus ütles meile, et püha vaim mõistab päästmata inimeste süüdi ainult ühes patus ja see on Jeesuse tagasilükkamise patt, sest nad ei usu Jeesust. Ja tihtipeale, mis on palju kordi, me oleme inimestelt nõudnud või patustelt nõudnud, et patune inimesed tunnistaks kõik oma patud üles. See oli see, mis vanas testamendis oli, nad tulid, et tunnistada oma patud üles. Aga nüüd Uues Testamendi ajal, see järgmine tunnistus ongi see, kui me oleme Uue Testamendi on patude tunnistamine, aga väga paljud inimesed või me oleme isegi õpetust kuulnud, ma ei tea, kas kui palju teiste poolt mina olen kuulnud, et tule Jumala juurde, tunnista oma patud üles, siis sa saad päästetud. Aga ainukene patt, milles me praegu süüdi oleme, on see, et me ei ole tunnistanud Jeesust oma elu isandaks. See on teine tunnistamine. See on välja rääkima, peame midagi välja rääkima.
See on tunnistada, et mitu korda oleme tegelikult ei saaks patune tunnistada kõiki oma patte. See on võimatu. Miks? Sest sa ei suuda kõigile mõelda, mida ta on või mida sa oled siis või see patune inimene on kunagi teinud, mis on vale. Ja kõige peamine üles tunnistamine, mille siis päästmata inimene, patune inimene peab tegema, nii Jeesus isandaks olemine. See on kõige esimene tunnistus, sest Rooma 10.9, kui me vaatame, ütleb, sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta surnust üles äratanud, siis ta saab päästetud. Amen. See on see tunnistamine. Me räägime tunnistamisest, rääkides midagi sõnadega välja ütlemist, see on see tunnistamine. See on see, kuidas me jõuame sinna, mõned, mis see usuga seotud on, aga see on see, et me peame kogu aeg välja rääkima midagi. Tunnistama. Ja üks asi on see, et me peame esimene asi, kui meile ütleme Vana Testament, meil ei kehti see pattude tunnistamine, sest kõik pandi, oli loomade veri, aga see oli, mida juudid pidi tegema, nad pidi tunnistama, see oli üks tunnistuse viise. Me oleme jõudnud Uue Testamendi alla. Nüüd me ainukene tunnistus on see, et me peame tunnistama, mida? Et Jeesus oleks meie elu isand. Amen. Ja siis on kolmas tunnistusviis on uskliku pattude tunnistamine. Ja kui usklik inimene on pattu teinud. Uues Testamendis on usklikud pattude tunnistamine. Kui me ei ole osaduses Jumalaga, kui ta ei ole osaduses Jumalaga, Johannes 1.9, see Tihtipeale on see, kui Uue Testamendi inimene on siis pattu teinud, see on katkestanud osaduse Jumalaga. Ja kui me oleme katkenud osaduse, võib sageli põhjustada haigusi. Vaata, kui sul on pattu teinud ja me oleme tunnistanud, see võib põhjustada haigusi, sest Piibel ütleb Jakobuse kirjas, tunnistage üksteisele oma pattud ja palutage üksteise eest, et te terveks saate. Ja see ongi Uue Testamendi kohal, ütleb, et kui Johannes 1.9, kui me oma patud tunnistame, on tema ustav õige, annab meile andeks. See ongi see, et ja kui me ei tunnista, siis mis juhtub, see patt tekitab meile siis katkenud Jumalaga. Ja see on kui usklik inimene tunnistab. Me hakkame kõiki detailselt läbi vaatama, aga ma lihtsalt toon välja, et meil on 4 erinevat tunnistuse viisi või ala. Ja 4. usutunnistus on Piiblis, 4. Piibli mainitud tunnistamine liik on meie usu tunnistamine usk sõnasse, usk Kristusesse, usk Jumala isasse. See siis 4. usu tunnistamise viis. Usk sõnasse, usk Kristuse, usk Jumalasse, temasse. Need on 4 tunnistuse liiki, mida Piibel üldse mainib. On oluline teha siin vahet. Me peame siis vahet tegema siin juutide pattude ülestunnistamise vahel, vana lepingu ajal, kellega Jeesus ja Risto Johannes rääkisid ja pattude ülestunnistamise vahel uue lepingu ajal, kes pole kunagi Kristust kohanud. See on 12 erinevat asja. Et mõned ütlevad, et sealt ongi see tulnud, et paljud peavad tunnistama oma patte. Tunnista kõik oma patted üle, siis sa saad päästetud või siis sa saad õigeks. Aga see oli Vana Testamendi ajal, kui Johannes ja Jeesus kutsus, parandake meelt, et tunnistage oma patud. Ja väga paljud tahavad tänapäeval seda jälle rakendada inimestele. Aga tegelikult see oli Vana Testament. Aga Uue Testamendi ajal on pääste tunnistamine, et me tunnistame, et Jeesus Kristus on isand. Amen. Kui me vaatasime Mattuse 3, 5, 6, siis läks tema Johannes juurde Jeruusalemma ja kogu Juudamaa ja kogu Jordani ümberkonnad ja tema ristis nad Jordanis tunnistades oma patte. Me vaatame siis kõige esimest tunnistamist natukene. Siin on pildil Jumala lepingu rahvas, kes tunnistab oma patud üles ja keda Johannes ristib. See ei ole kristlik ristimine. Jeesus polnud veel surnud selleks ajaks. Ja üles tõustud. Johannes ei ristinud isa, poja, püha vaimu nimel. Ta ristis ainult isa nimel. Need olid juutide seaduse ja vana lepingu all enne Jeesuse surma, matmist ja üles tõusmist. Ja kui nüüd vaatame, siis hakkame vaatama järgmist. Kui me vaatame apostlitegude 19.18 loeme ja paljud, kes uskusid, see oli see, et Vana Testament ei kuulu meile. Selle võime ära unustada, et nüüd me oleme Uue Testamendi ajal. Aga kui me vaatame nüüd apostlitegude 19.18 loeme ja paljud, kes uskusid, tulid ja tunnistasid ning teatasid oma tegusid või siis rääkisid oma tegudest. Need olid paganad ehk mitte juudid, kristlased. See
ei ütle, mida nad tunnistasid, aga on ilmne, et nad olid usklikud, kes tunnistasid oma maagiaga ja tegelemise patte. Nad uskusid, aga nad tunnistasid maagiaga, et neid tegelevad patte ülesse. Aga on ilmne, et nad olid usklikud, sest ta ütleb, et palju, kes uskusid. Aga nad tunnistasid oma pattesid ülesse. Aga nüüd ja kui sa paned tähele, nad ei tunnista või ütleme, meie siis ei tunnista neid patte, mis me oleme teinud selleks, et saada päästetud. Nad olid juba päästetud, need inimesed olid juba päästetud ja need paganlikud kristlased ei tunnistanud neid patte ega loobunud neist harjumustest, et päästetud saada. Piibel ütleb, et nad olid juba päästetud, aga näete, pärast päästit oli neil patte ja valesid harjumusi lihtsam tunnistada. See on aeg, kui me saame päästetud, on aeg, kus me peame tunnistama. See on see üks tunnistuse viis, mis on tunnistamine? Välja rääkimine. Me räägime välja, Piibel räägib, see on tunnistamine. See ongi see, et paljud teevad, ma ei ole midagi, aga see ongi isegi kristlastena või päästet saamine, me peame tunnistama Jeesuse. Aga kui me oleme päästetud, Piibel ütleb, me peame tunnistama, peame välja ütlema. Väga tähtis on rääkida, me ei saa mõelda ennast. Me ei saa mõelda ennast patust vabaks, me ei saa mõelda seda, vaid me peame rääkima. See on see tunnistamise. See on see, kui tähtis on see just rääkimise osa. Patusega on hoopis teine lugu. Ja paljud kahjuks ütlevad päästvat inimestele, te peate selleks loobuma, et te peate sellest loobuma, ja et päästetud saada. See on see, et see on päästmata inimesega on hoopis teine lugu. Palju ütleb, sa pead suitsetamisest loobuma, pead sellest loobuma, et saada päästetud. Aga tegelikult peab patune või siis päästmata inimene aktsepteerima Jeesus isandaks olemise ja siis need muud asjad hoolitsevad iseenese eest. Kui saad aru? See on see, et tihtipeale me ütleme, et paljud ütlevad, ma ei saa kogutusse tulla, sellepärast mul on see. Tule kogutusse, võta Jeesus vastu oma elu isandaks ja küll muu kukub ära. Tunnista, et Jeesus on elu isand. Tunnista, ütle välja Jeesus ja kui me tõesti seda teeme südamest, siis kõik muu kukub ajapikku küljest ära meil. Aga tähtis ongi see, et ma tunnistan. Piibel ütleb, kui sa oma suuga tunnistan, Jeesus on isand ja oma südames usud, et Jumal on surnust üles arvanud, siis sa saad päästetud. See just see tunnistamise osa, need tunnistamise viisid, tunnistamine on rääkimine, suuga välja rääkimine. Ja siis mul on mõned lood ja ma tahan lugeda ühte huvitavat lugu. Üks missionär siis räägib oma loo Foursquare, kui on keegi kuulnud, nelinurk siis, oli üks missionär ja ta ütleb niimoodi, rääkis, et tema konfessiooni kaudu päästeti 1950. aastal Brasiilias vaid mõne aastaga 268 000 inimest ja ligi 100 000 ristiti püha vaimuga, kus juures neil oli tõestus teiste keeltega rääkimisest. Ühe aastaga ehitasid nad konkreetse missionäärid üle 100 kiriku. See on ärkamine, eriti kui arvestada, et 99% inimestest, kelle nad jutlustasid, olid Rooma katoliiklased. Ja siin see missionär räägib oma lugu. See missionär ütles, veetsin 7 aastat missionärina Brasiilias, kus meil oli väike missionijaam. Meie suurim osavõtt pühapäeva koolis oli 37 inimest. Ja 7 aasta pärast tulin koju heitununa. Ta oli 7 aastat olnud seal, missionär reisis, 37 inimest oli. Ja ta ütleb, et mis juhtus, nagu ma ütlesin ära, mis juhtus. Ja siis ta räägib, et kuidas see siis kõik muutus. Siis läksin tagasi Brasiiliasse ja hakkasin pühenduma aega Jumala sõnale, paastule ja palvele. Paastumine andis mulle ka rohkem aega palves, Jumala oodates, ei jutlustanud ma millegi vastu, ma ei öelnud inimestele, millest nad peavad päästmiseks loobuma, ma lihtsalt hakkasin jutlustama seda, mida sõna ütleb. Missionär siis jätkas, katoliiklastel oli üks laul Jeesuse verest, nii et me võtsime selle oma tunnuslauluks ja alustasime telgi koosolekuid. Kui brasiilased, kes olid suures osas katoliiklased, kuulsid meid seda laulu laulmas, arvasid nad, et oleme katoliiklased ja tulid telgi koosolekule.
massiliselt. Nad küsisid meilt, kas me oleme katoliiklased ja me vastame jah, aga mitte Rooma katoliiklased. See missionär siis selgitab, lõppude lõpuks oleme me katoliiklased. Oleme me kõik katoliiklased selles mõttes, et usume, et on ainult üks kirik. Sõna katoliik tähendab üldist või universaalset kiriklikku kirikut. Aga on ainult üks kirik, issand Jeesus Kristuse kirik. Ma lihtsalt ei öelnud Rooma katoliik. Aga kuna me kuulutasime sõna ega jutlustanud kellegi usu või selle vastu, millest inimesed pidid loobuma, nägime, kuidas inimesed massiliselt päästetud said. See missionär ütles näiteks, mäletan, kuidas üks naine oma 60ndate alguses tuli minu juurde pärast seda, kui ta oli päästetud ja püha vaimuga vastu võtnud ning ütles, et tahab minuga rääkida. Ta ütles, kuna ma siia tulin ja püha vaimuga täidetud olen, ei saa ma missalt midagi. Tegelikult ma peaaegu üldse ei käi. Ma arvan, et ma lihtsalt lõpetan selle üldse. Mida te soovitate? Missionär vastas, mul pole mingeid soovitusi. Lihtsalt järgi omaenda veendumust ja lase issandal end juhtida. Ta ütles, mõni päev hiljem rääkis ta mulle, et oli kõik need ikoonid kokku kuhjanud, prügikasti visanud, mis seal käimise lõpetanud. Ta ütles, ma arvan, et tulen teie kirikusse ja liitun sellega. Ma vastasin, oled teretulnud, kui issand teid sel teel juhib. Kui teete, see ongi see saladus, nad ei läinud sinna rääkima, see on vale, see on vale, see on vale, me oleme ainult õiged, või nad lihtsalt rääkisid evangeelium, nad rääkisid Jumala sõna, nad kuulutasid. Ja mina usun, et teeksime palju paremini, kui me kasutaksime mõnest neist valdkondadest, vaid natukene tarkust. Me ei pea kellegagi võitlema ega ütlema inimestele, millest nad peavad loobuma. Me peame lihtsalt kuulutama sõna ja ütlema neile, mida uskuda ja tunnistada, et Jeesus on issand. See on tihtipeale, mis toimub. Inimesed käivad, see on vale, too on vale. Kolmas on vale, nad räägivad kellegi vastu. Või me peame rääkima evangeelium. Me räägime seda, mida Jumala sõna ütleb. Ja see on võti. Ja tihtipeale see on vale, see on vale. Nagu ta ütles, me oleme katoliiklased, ja me oleme mitte Rooma katoliiklased, me usume Jumalasse ja nad rääkisid päästest ja ütlesid, mis see summa oli, arv oli 269 000 inimest sai päästetud. Ja tihtipeale ongi see on nii vale kriiklikult maailmas, mis me tänaval teeme, me räägime üksteise vastu, kogu aeg me kellegi vastu rääkimine, vaid selle asemel võtta kätte ja kuulutada evangeelium. Isegi see sama mees ütles selle naisele, jah, kui sa usud, et see on õige, sa võid teha, et joo, tule minuga ära sinna kirikusse mine, see on paha, need on kõik patused, nad teevad kõik valesti, et meie tule siia, me oleme ainult õiged. See on absoluutselt vale. See on see, sa võtad inimesel võimaluse kuulata Jumala vaimu häält. Sa võtad võimaluse ja see on kui palju inimeste sõnade pärast ja inimeste ütluste pärast inimesed on eksitud ja läinud ära teise kogudusse või keeranud Jumalale selja või enam ei tule, sellepärast, et keegi kuskil on midagi öelnud kellegi vastu ja ta on võtnud ära selle Jumala plaani tema elust. Ja see on väga kurb ja kole. Siin on üks artikkel ajakirjast välja toodud mul. See on siis Pentakosti. Ka samamoodi, kes võitis väga palju, nagu ütleme, siin on artikkel Rooma katoliiklusest võitnud, kes võitis sealt palju inimesi. See on siis ajakirjast Pentakost, on see siis artikkel pärit ühest vaimulikust, kes oli Ameerikas võitnud Kristusele palju Rooma katoliiklasi. Ja siin siis on paljud tahtsid teada tema tehnikat. Seega avaldati tema tunnistust selles perioodi väljaandest. Ta ütles, esiteks, ma ei ütle inimesele kunagi, et nad milleski eksivad. Usu üle vaielda pole mõtet, see lihtsalt sa raiskad oma aega. Siis ta ütles, ma lihtsalt leian koha, kus saan inimestega kokkuleppele jõuda. Ma köidan nende tähelepanu öeldes neile, et ma usun Maarjasse rohkem kui nemad ise. Nad ei saa sellest aru ja tahavad, et neile seda selgitakse. Ta ütles, ma pöördun apostlitegude raamatu poole ja näitan neile, et Maarja läks ülemisse tuppa ja täitus püha vaimuga. Ma ütlen neile, ma järgnesin Maarjale sinna ülemisse tuppa ja täitusin püha vaimuga, rääkides ka keeldega.
et kas pole mitte kaval, on ju. Selles mõttes öeldakse vale, aga nemad usuvad neitse Maarjasse. Ja neil on need ikoonid asjad ja ma usun ka, ma järgisin Maarja ülemistuppa, sain ristitud püha vaimuga. Ta ütles, niipea kui katoliiklased näevad, et Maarja ristiti püha vaimuga, on nad valmis ka seda kogemust vastu võtma. Ma ei ütle neile, et nad peavad kõigepealt päästetud saama, ma lihtsalt ütlen neile, et nad laskuksid põlvili ja neil pole põlvitamise vastu midagi. Seega ma palvetame, ma lasen neil kõigepealt palvetada patusepalve, seejärel palvetan neid edasi kuni püha vaim ristimiseni, mille tulemuseks on teiste keeltega rääkimise tõend. See missionär kasutas tarkust, eks? Kas pole tarkus? See missionär kasutas absoluutselt tarkus. See on see, et mitte et võidelda kellegi vastu, vaid see on see, mis on tänapäeva, ütleme, usuringkonna ja üldse selle, kõik võitlevad, kogu aeg on üks võitlus, mina olen õige, see on vale, mina olen õige, see on vale õpetus, too on vale õpetus, mina olen ainuõige, ära mine sellesse kirikusse. Ja see on see, mis on täis, nagu see, kus me elame tänapäeval ja see on absoluutne, tegelikult see on kuratlik. Isegi täisevangeelsed usklikud kogudused võivad olla nii juhitud kuradist, kui sa ütled, ära mine sellesse kirja, ära tee seda, ära too, nood on halvad, nood on pahad, kuna on õed ja vennad Kristuses. Selle asemel hoopis leida ühine keel, ühine viis kuidagi, sest seda on nii palju tänapäeval. Ja see on põhjus, miks inimesed ei saa päästetud, senikaua kui kogudused sõdivad oma vahel, ei lähe keegi välja ja patused ei saa tunnistada patuse palvet. Nad ei saa päästa, nad ei saa tunnistada, et siks, sest nad vaatavad, et kogudused kaklevad oma vahel. Ja siin on üks huvitav siin jälle, ühte lugu, mis mina kuulsin, kui üks mees ütles, et naine oli päästetud, mees ei olnud päästetud. Ütles, et siis küsiti mehe, miks sa kirikusse lähed, et ma ei lähe kunagi kirikusse. Siis see mees ütles niimoodi, miks ma ei lähe, siis kirikusse ei lähe. Kui ma kirikusse lähen, saan ma veendumuse osaliseks, et olen patune. Ma ütlesin seda, me tahamegi, et sa seda teeksid. Me ütlesime, et me tahamegi, et ma lähen kirikusse, tunnen, ma olen patune. Ja me tahamegi, et sa tunneksid seda. Aga mis siis juhtus oli edasi, oli see, või siis tema naine ja siis kogus ütles, et kuule, sa pead sellest loobuma, sa pead sellest loobuma, sa pead sellest loobuma, sa pead sellest loobuma, et sa päästud saada. Ja ta ütles, et ei tea seda, aga iga nädala kaupa olen ma neist asjadest loobunud ja pöördunud nende juurde tagasi, olen seda proovinud ja kirikus käimine pole mingit kasu. Ma lihtsalt ei suuda neist asjadest loobuda. Mees ütles, ma ei lähe enam kunagi kirikusse, sellepärast, et ma pean kõigest loobuma, aga selle asemel, et juhatada ta päästmisele. Et tule Jumala ligi, sa päästetud. Et tegelik tõde selle juures on see, et päästmiseks ei pidanud millestki loobuma see mees. Rooma 10.9 räägib meile, kuidas päästud saada. See öeldakse, kui sa oma suuga tunnistad issandat Jeesust ja oma südame suud, et Jumal on ta surnud üles äranud, siis sa saad päästetud. Paned sa tähele, mitte kuskil ei ole öeldud, kui sa tunnistad oma patud ülesse. Seal on öeldud, kui sa tunnistad, et Jeesus on issand. See on tõeline ülestunnistus patusele. Et Jeesus, sina oled issand. Mina olen patune, sina oled õige. See on see, mida me peame, see on see päästeks tunnistamine. Mitte, et tunnista oma patud kõik ära, vaid me toome, see on jälle, me peame saama nad ütlema, et ma olen patune, aga Jeesus on issand. Ja usun oma südames. Ja see ongi see, miks paljud see päästetud on neid ringkondi, kus sa pead sa pead sellest loobuma. Ei, me peame andma inimestele sõna ja rääkima sõna. Ja üks asi on see, me peame õpetama neid, et tunnista Jeesus oma isandaks ja küll kõik muu laabub ära. Et me anname inimestele Jumala sõna. Me räägime sellest, mis sõna on. Ja inimene teeb otsus, kas ta võtab vastu, kui ta võtab selle vastu, siis kõik muu langeb küljest ära. Ja see on tõeline ülestunnistus, mille patune teeb. Sest ta on teeninud saatanat. Jumala silmis on ta süüdi ainult ühes patus. Ja see on Jeesus Kristus kui päästja ja issand tagasilükkamise patt. Seetõttu nõuab Jumal, et patune tunnistaks Jeesus Kristus issandaks olemist. See on tõeline meeleparandus. See on tõeline usk.
nõnda, et patuse tunnistaks oma patud enne, kui Jumal saab ta uueks looduks teha, on sama rumal kui öelda, osariik kubernerile öelda, et trelli taga olevale vangile ma vabastan su tingimisi, kui sa tunnistad, et oled vangis. See, et vang on vangis, on iseenesest mõistetav fakt. Ta peab tunnistama, et ma olen Jeesus isand. See on täpselt sama rumal öelda patusele, et või vangile, et sa oled, tunnistad, et sa oled vangis, ma olen vangis, patusele, et sa oled patune, on patune, sul on vaja tunnistada, et Jeesus on isand. Amen. Ja see on see fraas, mida sa pead oma suuga tunnistama. Vaat see on jälle, me räägime, pead välja ütlema, et Jeesus on isand. See on üks tingimusi selle juures, sa pead välja ütlema. Nüüd me oleme vaatama seda, et usklik tunnistab oma patte. See on nüüd teine teema. Et patune tunnistab päästeks. Aga nüüd me oleme päästetud saanud ja me kõik oleme teinud pattu. Me oleme kõik eksinud. Amen. Pange tähele, et 3 tunnistamise liiki, me peame tähele panema, et 3. tunnistuse liik, mille Uues Testamendis räägitakse, on uskliku patu tunnistamine, kui ta on osaduse katkestanud. Laul 137 ütleb niimoodi. Babyloni jõed ääres me istusime ja nutsime, kui me Sionis mälestasime. Me riputasime oma harfid pajude otsa keset seda, sest seal nõudsid meilt need, kes meid vangi viisid laulu ja need, kes meid rüüstasid rõõmu laulu, öeldes laulge meile üks Sioni lauludest. Kuidas me saaksime võõral maal issandale laulu laulda? Me näeme, et Iisrael oli pattu teinud, nad viidi Babyloni vangi, nad võisid muidugi Sionit meeles pidada, nende harfid ripusid pajude otsas ja kui nende vaenlased küsisid laulu, hüüdsid nad, kuidas me saaksime võõral maal issandale laulu laulda. See on pilt purunenud osadusest. Meie kui kristlased kaotame oma tunnistuse hetkel, kui patustame osaduse Jumalaga. Pat kustutab alati valguse. Usul pole laulu, kui osadus on purunenud. Pat alati võtab osaduse Jumalaga ära ja usul pole laulu, kui pole osadust. Ja nüüd me läheme vaatama Johannese evangeelium 1:3-10. See on see, et me peame alati valvama, meil on kogu aeg osadus Jumalaga. Amen, kogu aeg osadus. Kui me teeme pattu, siis me peab olema alati osadus. Kui me vaatame 1. Johannese 1:3-10, me loeme, ja ta ütleb, mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame teile, et teilgi oleks mis asi? Osadus meiega ja tõesti meie osadus on isaga ja tema poja Jeesuse Kristusega. Ja seda me kirjutame teile, et teie rõõm oleks milline? Täielik. Sest see on siis sõnum, mida me oleme temalt kuulnud ja kuulutame teile, et Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme, et meil on osadus temaga, aga käime pimeduses, siis me valetame ka tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus üksteisega ja Jeesuse Kristus, tema poja veri puhastab meid kõigest patust. Kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud teeme mida? Tunnistame, on tema ustav õige, nii et ta annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Kui me ütleme, et me pole pattu teinud, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Siin on hästi palju sõna, mida mainitakse selles kõiges, on mis sõna? Osadus. 4 korda mainitakse sõna osadus. Me peame neid salme väga hoolikalt lugema ja kordama neid ikka ja jälle. Ja need salmid ei ole kirjutatud patustele, vaid need salmid on kirjutatud Jumala rahvale. See on hoiatuseks purunenud osaduse eest. Ja need kirjakohad näitavad meile midagi. Kuidas saada tagasi osadusse. Kuidas me jõuame tagasi osadusse Jumalaga.
Ja siin ta ütleb, 1.6 ütleb niimoodi, kui me ütleme, et meil on osadus issand, aga ometi käime pimeduses, siis Piibel ütleb, et me valetame ega räägi tõtt. Teisisõnu Jumal ütleb, et kui me oleme osaduses väljas ja ma kuulutan, et mul on vaimselt kõik korras, siis ma ei räägi tõtt, sest ma ei ole Jumalaga kõik korras. Kui ma ütlen, et ma ei ole pattu teinud, aga ometi on minus osadus Jumalaga katkenud, siis on minu usk nõrk. Seejärel ütleb Jumal, et kui me oma patud üles tunnistame, on tema ustav õige, nii et ta annab mu patud andeks ja puhastab mind kõigest ülekohtust. Johannes 1.9 on oluline mitte võtta pühakirjas salme nende kontekstist välja. Mõned inimesed võtavad 10. salmi, mis ütleb, kui me ütleme, et me ei ole pattu teinud, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis kontekstist välja. Aga me ei tohi seda teha. Me peame kõik salmid võtma konteksti. See salm räägib inimesest, kes on uuesti sündinud, kuid kes on väljaspool osadust Jumalaga ja ei tunne seda. See kõik räägib kristlastele sellest ja see on see kirjakoht, mis õpetab, kuidas kristlased saavad tagasi osadusse Jumalaga. No, see on see, meil on antud see kirjakoht. Ja kui me oleme patustanud, siis vaata, üks huvitav asi on see, kui me oleme pattu teinud, siis me teame seda, kui me oleme pattu teinud. Kui me seda ei tea, siis ärge isegi püüdke leida midagi. Kui sa oled pattu teinud, sa tead, et sa pattu teinud. Kui sa ei tea, ära püüa leida midagi, millega ennast hukka mõista. Kui me otsime alati midagi, millega ennast hukka mõista, me röövime endalt usu. Kui sa oled kristlane ja sa tead, kuidas sa oled pattu teinud, aga kui sa ei tea, et sa oled teinud, ära ürita leida, sest kui inimesed üritavad kogu aeg hukka mõistu leida, me röövime endalt ära usu. Kui me patustame, siis me teame seda, niipea kui te patustate. Kui inimene teab, me teame seda oma sees. Kui me seda ei tea, siis peate päästetud saama. Nii lihtne see ongi. Iga päästed inimene teab, kui ta on valesti teinud. Meil kõigil sees on monitor. Meie südametunnistus hääl. See annab meile teada, kui oleme valesti teinud. Kui me eksime või teeme mingil moel vea. Ja üks asi, mis me ütlen, ära oota, kõiki ütleb, Kenneth Hagin kõik ütleb, Jumal ütleb, ära oota millega? Meeleparandusega. Ära oota sellega. Peatu kohe ja ütle, issand, ma eksisin. Nii kui sa tunned, sa pattud midagi, peatu kohe ja ütle, issand, ma olen eksinud, ma tunnistan üles. Anna mulle andeks. Ta teeb seda ja siis saad lihtsalt osaduses edasi käia. Mis sa teeb, kui sa tunnistad, ta annab sulle andeks ja osadus jätkab, see on katkematu osadus kogu aeg siis. Ja me oleme järjepidevalt kogu aeg osaduses Jumalaga. Tähtis on see jälle, et me tunnistame, me teame, et me oleme eksinud, ära leia vabandust, ära leia midagi, ütle isand, ma olen eksinud, ma olen süüdi ja osadus jätkub kogu aeg. On tema ustav õige, et ta annab meile andeks, meie patud puhastab meid kõigist ülekohtust. Kui me oma patud tunnistame, siis ta andestab meile sel hetkel ja me saame seista tema juuresolekul, nagu poleks kunagi pattu teinud. Vaat see ongi see asi, see 9. salm, kui me tunnistame, annab tema meile kohe andeks ja osadus jätkab, on niimoodi, et me ei oleks kunagi teinud pattu. See on nii tähtis, see näitab meile, kuidas hoida osadust kogu aeg Jumalaga püsivalt paigal. Ära venita, ära oota, tunnista. See on see, et üks osa tunnistada, rääkis, et Jumal, ma olen eksinud. Ja see on nii hästi. Ta andestab kuna sulle. Kuna ta andestab sulle? Kohe. Kohe andestab ja me saame seista tema juuresolekul, nagu poleks kunagi pattu teinud. Ja kui sa oled oma patud tunnistatud, ära tunnista samu patte ikka ja jälle, sest see ainus kasvatab sinu vaimus nõrkust. Kui sa oled oma patud tunnistanud, Jumal on sulle andeks andnud, ära tunnista neid üle ümber, sest see kasvatab sinu vaimus nõrkust. Kahtlust ja patuteadlikkust. Kui sa oma patud tunnistasid korra, andestas Jumal selle
ja unustas selle, seega pead ka sina selle unustama. Jumal andestas sulle ja unustas selle, seega pead sina selle unustama. Jumal ei mäleta enam sinu pattu, kui sa tõeliselt kahetsed ja palud andestust. Jesaja 43:25 ütleb meile mida? Mina olen see, kes kustutab su üleastumised ega pea meeles su patte. Kui sa korra kahetsed ja palud andestust, siis ei mäleta Jumal enam pattu, mis katkestas sinu osaduse. Kuna Jumal ei mäleta seda, miks peaks siis sina seda mäletama? See ei ole püha vaim ega Jumal, kes sind hukka mõistab. See on saatan, kes üritab sind ära kasutada. Ja kui saatan suudab sind sellele patule mõtlema panna, on ta sind ebasoodsasse olukorda seadnud. Sa pead keelduma sellele patule enam mõtlemast. Kui sa jätkad see hukka mõistmist pärast andestust palumist, siis meie usk kägistatakse, hoitakse orjuses. Ja see on see viga, mida kristlased teevad üksteisele. Nad hoiavad ja kägistavad üksteise usku. Sest kui inimene on tõeliselt tunnistanud oma pattu ülesse, Jumal teeb mida? Annab andeks ja unustab. Kui Jumal unustab, on meil kohustus unustada, mitte mõelda. See on saatanlik vägi inimeste puhul välja tulemas, seda kogu aeg meelde tuletamas. Miks? Sest see hoiab inimese patumeelsuses. Ja see nõrgestab mida meie usku, see kägistatakse ära ja hoitakse orjuses. Ja see on absoluutne kuratlik tuleta, kui inimene on tõesti üles tunnistanud. See on Jumala tema vaheline asi. Me räägime tunnistuse väest. Jesaja laul 103:1-3 ütleb nii, kiida issandat mu hing ja kõik, mis minus kiida tema püha nime, kiida issandat mu hing ja ära unusta kõiki tema hea tegusid, kes annab andeks kõik su patud, kes parandab kõik su haigused. Ja paljud kristlased ütlevad, ma ei tea, kas Jumal kuuleb mind või mitte, kui ma palvetan. Inimesed tihtipeale tahavad, nendest palvetatakse, nad ei tea, kas Jumal kuuleb neid või mitte. Sest nad on pattu teinud ja on läbi kukkunud. Aga kui nad on meelt parandanud, siis Jumal ei mäleta, et nad on midagi valesti teinud. Inimesed elavad selle patumeelsusega ja tihtipeale me kristlased ka, ma tean, mis sa tegid. Kui inimene on käinud Jumala ees, ükskõik kes meist, ükskõik milline kuskil, ja ütlen, et Jumal, ma olen süüdi eksinud, Jumal on unustanud. Aga meie peame unustama seda, mitte elama patumeelsusega, sest me oleme tunnistanud ülesse. Jumal ütles, et okei, see oli ülesse, parandab meilt minu osadus sinuga ei ole katkenud, jätkame. Aga kristlased on see, ja mis on see? See on absoluutselt saatanlik. Miks? Sest saatan tahab meie usku kägistada, orjastada. Et kui meil on patumeelsus, siis me istume ja mõtleme, Jumal ei kuule mind. Kuidas tema saab see võidmine olla? Ta tegi ju seda. Ta tegi ju seda. Ja kogu aeg hoitakse seda õus, Jumal ei mäleta. Ja Jumal ütleb, ma ei tea, millest te räägite. Jumal ütleb, ma ei tea, millest te räägite, sest ta ütleb, ma ei mäleta teie patte. Jesaja 43:25 ütleb niimoodi, mina olen see, kus kustutab su üleastumised iseenese pärast ega pea su patte meeles. Jesaja 1:18 ütleb niimoodi, tulge nüüd ja arutame omavahel, ütleb Issand, kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks, kuigi need on karmiini punased, saavad need villa sarnaseks. Mis ta ütleb patuga teeb? Ta puhastab ära, ta hävitab ära selle, ta ei mäleta enam seda. Laul 103:12, nii kaugele kui on ida-läänest, nii kaugele on ta meie üleastunud meist viinud. Ja need on veel vanas testamendis Taavet uskus ja nad uskus, see on see, mida Jumal teeb patuga, kui me tunnistame üles oma patud. Ta viib nii kaugele ära. Ja see on absoluutne. Iga kord, kui inimene tuletab teisele meelde, ma tean, see tegi seda, see tegelikult on üpris kuratlik. Kui see inimene on tõesti meelt parandanud ja see inimene on teinud ja ainuke, kes tunneb südameid, on kes? Jumal. Ja me peame valvama, et me ei ole kuradi käsilased selles kõiges. Kas me siis näeme, milline kindlus
usu ja julgustusega me saame tema juurde tulla? Kas pole see kindlus, millise usu ja julgusega me saame tema juurde alati tulla? See on see, et inimesed, oi, tema küll ei saa, tema on ma ei tea, ta oli seal baaris, ta käis seal, ta oli see. Piibel ütleb, et muretsemine on hullem patt, jonnimine on hullem patt, kui need füüsilised patud. Meil tuleb kõik tunnistada ja kui me tunnistame, mida Jumal teeb, ta annab puhastab, ta ei mäleta enam seda. Keegi võib öelda, kuidas Jumal andestab, peseb mu patud puhtaks. Ma ei tea, kuidas ta seda teeb. Aga tänu Jumalale ta teeb seda. Ma ei tea, me ei saa Jumalast tihtipeale aru. Ta on liiga suur. Lihtsalt rõõmutseme tõe üle. Nii paljud inimesed on ennast usust välja rääkinud. Me ei tea, kuidas Jumal seda teeb. Me ei tea seda. Jumal on liiga suur. Oleme rõõmsad selle tõe üle, mis Piibel ütleb. Sest kui me ei ole rõõmsad selle tõe üle, räägivad inimesed, ja väga paljud inimesed on iseennast kui ka teisi usust välja rääkinud. Nad on need kogudusest välja rääkinud, nad on rääkinud Jumala osadusest nad välja. Me peame õppima rõõmutsema Jumala tõe üle. See on Jumala tõde. Selleks pole meil mingit vajadust. Kui me oleme patud teinud, palunud Jumala andestust ja tunnistanud, siis ta on selle unustanud ja meie peaksime seda ka tegema. Amen. Ja mida ma siis ütlen sellega, usklik peab olema valmis ise endale andestama ja oma õele-vennale andestama. Ja nagu isa Jumal on valmis talle andestama, paljud inimesed kahjuks on endalt usu röövinud, sest nad ei ole valmis endale andestama ja ka teistele andestama. Nad hoiavad end hukka mõistu seisundis ja see röövib neilt usu. Hukka mõistu seisundis hoidmine röövib usu. Ja tihtipeale kõige hullem on see, kui sa veel teed kellegi teise jaoks ja mõistatada kogu hukku, see röövib teiselt usu, aga see röövib ka sinult endalt usu ära. See on paljud põhjused, miks paljud inimesed on haiged, paljud inimesed ei saa terveks, paljud inimestel usk ei tööta, sest nad elavad selle hukka mõistu. Sest nad ei usu, et kui ma tunnistan Jumalale, Jumal annab andeks ja unustab, puhastab. Ja sul on tegelikult osadus kogu aeg Jumalaga. Jakobuse 5:14-15 ütleb meile nii, kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu koguduse vanemad ja need palvetagu tema kohal. Võitku teda õliga issanda nimel ja usupalve päästab haige ja issanda tõstab ta üles. Kui ta on patte teinud, siis need, mis juhtub? Antakse andeks. See on üks heigene huvitav lugu oli siin selle kohta. Ta ütleb siin, et kui hiljuti palvetasin ühe mehe eest ja teadsin, et see mees oli patus. Tegelikult teadsin, et ta komistas ikka jälle sama patu otsa, tehes ikka jälle sama asja. Kui ma selle mehe eest palvetasin, ütlesin issand, ma ei tea, kuidas on selle mehega. Lõppude lõpuks on ta ikka jälle sama patu teinud. Kui ma seda ütles issand mulle. Esiteks, kas sa arvad, et ma nõuaksin ja paluksin sul teha midagi, mida ma ise ei teeks? Ma ütlesin, ei issand, kindlasti mitte. Issand jätkas, kas sa pole kunagi lugenud minu sõnast, kus Peetrus ütles, issand, mitu korda pean mu vend minu vastu patustama ja mitu korda ma pean talle andeks andma. Kas 7 korrast piisab? Siis sain aru, mida issand mõtles. Issand ütles, ma ütlesin Peetrusele, mitte kuni 7 korda, vaid 70 korda 7 korda. See on 490 korda. Ja siis Jeesus ütles mulle, kas ma nõuaksin sinult midagi, mida ma ise ei teeks. Ma ütlesin, ei, see oleks ebaõiglane ja sina ei ole ebaõiglane. Ütles issand, ma annan sellele mehele andeks, mine ja palveta koos temaga. Siis võime mõnikord mõelda inimese kohta, jah, ta on teinud valesti, ta hakkab oma ülekohtu tagajärgi lõikama. Tegelikult on ta nüüd haige, sest ta on teinud valesti
ja mõnikord põhjustab purunenud osadushaigust, aga Jumala sõna ütleb, kui ta on pattu teinud, siis see antakse talle andeks. Ja see on issand, et mine ja palveta tema eest. Ja palvetab, usu palvetab terveks ja mis juhtub? Patud antakse andeks. Ja see peaks olema ilmutus meile kõigile, see annaks meile julgust, et saaksime inimesi aidata enda ümber. Tihtipeale me ootame, et tunnistama patud, ta ütleb, et usu palve ja siis paatatakse andeks. Kuidas seda ette? Usu palve päästab haige ja issand tõstab ta üles ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Andestuses on tervenemine. Kas me näeme seda? Kahjuks inimestel on mõnikord see liiga palju arusaamiseks. Aga tänu Jumala tema armu eest. Tihtipeale me ei saa aru, inimestel on see liiga suur, ta on ju seda teinud, ta on ju toda teinud. Ja me ei taha aru saada sellest. Aga Jumal on andeks andnud. Tänu Jumala tema armu eest. Tema arm on väljaspool meie inimlikku arusaamist. Peame mõtlema selle peale, et tema arm on väljaspool inimlikku arusaamist. Ma tahan lugeda siin paari lugu. Siin on üks lugu, kusjuures väga huvitav lugu on. Siin ta ütleb, et mõni aeg tagasi jutlusin ühel konverentsil ja päevateenistusel õpetasin ma seda teemat. Ühel konkreetse konfessiooni piirkonna superintendent ütles mulle, tead Venhagen, oli aeg, mil ma ei oleks sinu õpetusega nõustunud. Üldiselt on aeg, kes ta räägib oma loo, nüüd see, kes Kenneth Hagini juurde tuli. Aga ma mäletan, et enne superintendiks saamist töötasin uues kirikus, mille olime ehitanud ja meil oli kirik ainult üks mees. Naised kandsid koormat ja tegid kõik edasi endast oleneva, et hoone makstakse, suudaks sammu pidada. Ainus mees kirikus oli ettevõtte omanik, ta oli rahaliselt paremas olukorras kui keegi teine. Kirikusse aga kõige rohkem ta kunagi annetas kõige rohkem annetas $1 nädalas. Ta oli ettevõtja, kõige rikkam mees. Me vajasime tema tuge nii kohutavalt. Ja siis üleintendent jätkas. Umbes kell 2 hommikul helistas telefon ja liinil oli see mees. Ta ütles mulle, eile vahetult enne sulgemist murdsin pahkluu. Naabrimees on siin minuga ja ma rääkisin temaga tervenemisest. Ta on Rooma katoliik, aga ta ütles mulle, et ta arvab, et kui ma helistan sulle ja palun sul tulla minu eest palvetada, siis Jumal teeb su terveks. Ütles see piirkonna ülem. Seal ma olin lihtsalt kindel, et Jumal ei tee seda meest terveks. Olin nii kindel, et Jumal ei tee seda meest terveks, sest oli nii truudusetu ja nii ihne. Tegelikult tahtsin talle öelda, vend, Jumal ei tee sind terveks ja siis lihtsalt toru ära panna. Aga ma ei suutnud seda teha. Nii et ma riietusin ja läksin tema maja sisse ning ta tutvustas mind katoliiklasest mehele. Katoliiklane ütles mulle, et ta usub, et Jumal suudab kõike teha. Enne kui ma arugi sain, mis toimus, põlvitses ma voodi jalut, siis panin käed mehe pahkluule, mis oli lahases ja kuulutas, Jumal parandagu ta nüüd Jeesus Kristuse nimel ja ma teadsin oma vaimus, et ta oli tervenenud. Ma seisin seal ja vaatasin, kuidas see mees oma lahase maha lõikas ja selle pahklu najal voodist välja hüppas ja kohe kõndima hakkas. Piirkonna superintendent ütles, sel ööl ma ei saanud magada. Kuidas Jumal ta terveks tegi, mõtlesin edasi. Siis meenus mulle, issand äratab ta üles ja kui ta on pattu teinud, siis see antakse talle andeks. Ta ei suutnud leppida, kuidas Jumal selle mehe terveks tegi. Ta oli kõige truudusetum, kõige ebaausam, kõige ja Jumal saadab palvetama. Aga siis talle meenus kirja koht Piiblist. Jumal teadis mehest ja tema olukorrast rohkem kui mina. Ma teadsin, et mees oli palvetanud ja palunud Jumalat andestust, sest ma kuulsin teda seda tegemast. Kui mina tema pahklu eest palvetasin, ma kuulsin teda palvetamas, kallis Jumal, anna mulle andeks kõik mu ülekohtu teod. Mis Jumal tegi? Andis andeks. Kui palju? Kõik. Kas pole imeline, et Jumal on halastav? See superintendent jätkas oma lugu. Umbes selle ajal lahkusin ma sellest kirikust. Kirik kasvas edasi, aga tuli sõda ja umbes pool inimestest kolis ära. Seega näis, et ringkonnaamet
peab kinnisvara eest makse tegema, aga see mees astus ette ja ütles, mina teen makse. Sõja ajal maksis selle kinnisvara eest üle $4000. Mitu aastat pärast sõda maksis kirik lõpuks hüpoteegi ära ja nad kutsusid mind hüpoteegi paberit põletama. Ma ütlesin kiriku juhatajale, te peaksite selle mehele tagasi maksma, sest see oli ju selles kinnisvarasse palju raha pannud. Ja ma saan aru, et teil on rahaliselt üsna palju nagu raskusi, aga kuna teil on raha olemas, makske sellele mehele tagasi. See mees vastas, ei, ma olen rahul umbes poole sellest summas. Siis ütles ta kiriku sekretärile, kui sa selle arve teed, siis tee see lihtsalt selle piirkonna kodumissiooni osakonnale. See superintendent ütles mulle, ma kahetsesin siiralt oma käitumist seoses sellega, et pidin selle mehe eest palvetama minema. Näed, sõbrad, see muudab maailmas kõike, kas me vaatame asju nii, nagu Jumala sõna ütleb, või nii, nagu meie arvates asjad peaksid olema. See muudab nii palju, kas me vaatame nii, nagu Jumala sõna ütleb asju või oma arvamuste peale. Kui me suudaksime näha asju Jumala moodi, milline suur vahe see oleks. Kui te oma pattu teinud, siis see antakse teile andeks. Kui me mõistame piiblit, saame aru, miks Jumal teeb asju nii, nagu teeb. Sa saad aru, miks ja kuidas asjad toimuvad mitu korda. See on see, et Jumal andestab kui tihti. Kogu aeg, kui me näeme läbi Jumala silmade, Jumala eesmärkidega, kui me tunnistame, mida Jumal teeb, kogu aeg andestab. Miks ta tahab olla kogu aeg osatuses meiega? Kogu aeg osatuses meiega. Ja see on see üks tunnistus, mida kristlane peab oma elus kogu aeg hoidma oma huulil. See on üks usutunnistusi. Kui ma olen eksinud, Jumala pannud, ta on unustanud. See on tihtipeale on see, nagu see sama lugu ütleb, et ma ei tahtnud minna, sest see mees oli nii patune. Ta oli kõige ebaõiglasem mees üldse. Ta oli kogu see kõige hullem inimene. Hullemat ei andnud olla ja Jumal ometi saatis mine palvetada eest ja ta sai terveks. Sest see mees seal otsis, et Jumal anna mulle andeks. Ja Jumal tegi mida? See on sama moment andis kõike andeks. Ja see ongi see suur viga, mis kristlased teevad. Nad ei usu tunnistust tegelikult. Nad ei usu, kui keegi ütleb, et ma tunnistasin üles, ma eksin, et Jumal andis mulle andeks. Oi, ma ei usu seda. See ei ole meie probleem, see on inimese jumalavaline probleem. Jumal on talle andeks andnud, meil pole õigust inimest hoida süütundal. Miks? Sest see hakkab usku röövima. See paneb kammitsuse. Kurat ei taha, see on see probleem, kurat ei taha, et me kasvaksime usus. Ta tahab me usku kägistada, ta tahab seda vangis orjuses hoida. Ja see on see viis, kuidas ta saab seda teha. Sa oled seda teinud, sa oled toda teinud. Ta tahab hoida kogu aeg meelde tuletada. Aga Piibel ütleb, kui me tunnistame, see on see, et Jeesus Kristus on kes? Meie tunnistuse ülempreester. Ta läheb isa ette, et näed, ta tunnistas. Isa, sina oled lubanud unustada, andestada. Ta tunnistas, sa oled lubanud unustada, andestada. See on see, mida ülempreester teeb. Ta on vahekohtunik, ta vahemees Jumala juures kogu aeg. Need on need tunnistused. See on see, kuidas kuidas usk töötab. Üks asi, me ei tohi lasta usul saada röövitud. Kui me vaatame lõpuks paari kirja kohta veel, on Hebrelaste 10:1-4 ütleb niimoodi, sest seadusel mille käsk olles ainult tulevaste hüvede vari, aga mitte asjade täiskuju ise ei või iialgi samade iga-aastaste ohvritega, mida ühte lugu ohverdatakse teha täiuslikuks nende toojaid. Sest eks muidu oleksid ju ohvrite toomised lõppenud. Sellepärast, et neil, kes toimetavad Jumala teenistust, ei oleks enam mingit patust südametunnistused. Kui nad korra on puhtaks tehtud, ent ohvritega tuletatakse igal aastal patte meelde, sest on võimatu, et härgade ja sikkude veri võib patud ära võtta. See oli Vana Testamendi aeg, jah? See pühakiri räägib sellest, kuidas härgade ja sikkude veri ei suuda patte ära võtta vana lepingu ajal. Härgade ja sikkude veri sai ainult patte kinni katta. Need loomsed ohverdused jätsid ikkagi patud inimeste südamesse ja koos patuga oli ka patu teadvus, aga Jumal on meid Kristuses, meie lunastanud patu teadvusest. Kui oleme oma patude eest andestust palunud, ei pea me neid enam kunagi meeles pidama.
Hebra 9:14 ütleb, kui palju enam Kristuse veri, kes igavese vaimu läbi ohverdas iseenda laitmatult Jumalale, puhastas teie südame tunnistatud surnud tegudest, et teenida elavat Jumalat. Ja vaatame veel Johannes 1:9, kui me oma patud tunnistame, on tema milline? Ustav ja õige, nii et ta annab meile andeks meie patud ja puhastab. Mis ta ütleb? Puhastab meid kõigest ülekohtust. Kui me patustame ja me kahetseme ning tunnistame oma patud Jumalale, siis ei tohiks me seda enam meeles pidada. Jumal ei mäleta, miks peaksime meie. Siin näeme, millist kindlusega saame palves Jumala ette tulla, kindlalt teada, et ta kuuleb meid. Amen. Me peamegi olema veendunud, et üks asi on see, et need on tunnistuses. Kõige esimene tunnistus oli, kui Iisrael tunnistas. Teine tunnistuse liik on see, kui patune päästetud tunnistab, et päästada. Aga nüüd väga vajalik tunnistada, kui me oleme juba päästetud, õpime tunnistama oma eksimusi, sest pat katkestab osaduse Jumalaga. Jah, see katkestab, aga siin on meile lahendus, kuidas osadus mitte kunagi ei katkeks. Ja kui Jumal ei mäleta, siis ei ole meil õigust mäletada. Kurat on see, kes üritab meelde tuletada. Paljud inimesed elavad selle meelsusega. Et ma olen seda ja kahjuks paljud kristlased hõõruvad teistele nina peale. Ma tean, mis sa tegid. Aga kui sa oled öelnud, ma olen andeks palunud Jumalalt. Mida Jumal tegi? Ta andis andeks ja ei. Me ei tohi röövida iseendalt ega teistelt usku ja lasta kuradil seda kägistada, orjastada. Amen. Kui me tunnistame, on milline Jumal. Aga jälle me räägime tunnistamisest. Me räägime sellest, kuidas oma usku lahti lasta. On rääkimise läbi. Me ei mõtle oma patud Jumala ees. Me ütleme, et Jumal, ma olen süüdi, ma olen eksinud, Jumal on ustav õige, annab andeks. Samamoodi nagu päästmata inimene tunnistab, Jeesus Kristus on issand ja usub oma südames. Nii ta on päästetud. Amen. Ja me peame valvama, et me ei lase inimestel või ise ei ole need, kes panevad inimesi maha ja teevad maha. See on see nagu sellisama, nagu see on see tihtipeale täna, eriti evangeelne maailm, täis evangeelne maailm, kes kutsub, et me oleme täis evangeelist, me oleme usuliikumine. Nad tegelikult on tihtipeale, nad ei tea tõelisest usust mitte midagi, sest nad on uhked selle üle, et meie oleme, meie teeme. Ära mine sinna kohta, ära tee seda. Sa ei tea, millega teema hakkame. Nende on valeõpetus. Ja see tegelikult näitab seda, me ei kuuluta evangeeliumi. Me ei räägi Jumala sõna nii ka on ja inimesed ei saa tulla päästetud. Ja kui me hakkame rääkima inimestele, et see on paha toona, mida me ehitame? Me ehitame inimeste ajudesse arvamusi. Me paneme arvamusi nende pähe. Ja kui keegi ütleb, ära sinna kogudusse enam mine või see on paha ja ma sinna küll enam ei läheks, mulle see ei meeldi. Selle asemel, et Jumal, sa oled mind siia kutsunud, see on minu koht. Ma usaldan sind, ma palvetan selle, et ma seisan usus selle eest. Jumal, sul on plaan selle eest. Mitte keegi pole täiuslik. Aga läheme edasi, kuultame evangeeliumi, räägime Jumala sõnad, inimesed tulla tõe tundmisele, et sinu vaim saaks liikuda. See on see süda, mida Jumal otsib. Ja see on see, mille pärast Kristus jõud praegu väga tugevalt kannatab, sest kõik on mina. Selle asemel, et Jumal, kuultame evangeeliumi. Räägime sõna. Samamoodi, kuidas ta võitis Rooma, ta ütles, ma olin kaval. Ma olen katolik, ma ei ole Rooma katoliiklane ja ta andis neile sõna. Või see sama lugu sellest Maarjast. Ma usun Maarjast rohkem kui sina. Ma järgsin Maarjat ülemisse tuppa, siin keeltega ristutud. See on see, et inimesed, see ongi see, täpselt see on see, et me peame usaldama Jumala sõna nii nagu ta on. Me ei saa võib-olla Jumalast aru asjadest, aga see on tõde, me selle vastu võtma ja rõõmu tundma selle üle. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme sa ette Jeesuse nimel, sa oled hea ja ustav õige Jumal. Isa, me täname, et meil on privileeg tunda sinu sõna, meil on privileeg käia sinu sõnas, meil on privileeg olla koos sinuga. Sa oled ustav Jumal, sa oled hea Jumal, sa oled õiglane Jumal.
isa, me täname, saame selle sõna vastu võtta, see sõna teeks meie südames tööd. Ja isa, me täname, et meil on osadus sinuga. Isa, kui kellelgi midagi, ma usun, et nad on kõik käinud sinu ees, isa. Sa tead mind, ma olen käinud sinu ees. Ja öelnud ükskõik, kui ma tunnen, et ma olen valesti teinud, eksinud, ma olen tunnistanud kõik oma eksimused sulle üles, isa. Isa, ma tänan, et meil on osadus sinuga, Jeesus, sinu poja Jeesusega ja püha vaimuga. Isa, me täname, sa oled imeline Jumal, ustav Jumal, me kasvame sinu vaimu tundmises, me kasvame tarksimuse vaimus, me kasvame sinuga. Isa, me täname Jeesuse kaitsest, hingelu kaitsest meie peal. Isa, sa oled imeliselt ustav ja hea Jumal. Kogu au ja kiitus sulle, me Jumal. Austus ja kiitus sulle. Jeesuse Kristuse nimel. Amen.